on sündinud meil kool. Majakana valgustades tervet Eestimaad, koos vallutame homse avara maailma. Tulevik algab nüüd kõrgeima ranniku teel, toetavad võimsaima piiri ja veed neid, kes siia tulnud on veel, et edasi viia me teel. Majakana valgustades tervet Eestimaad, koos vallutame homse avara maailma. Tulevik algab siit, koolist, mis kokku meid seob. Hoiame tarkuse kõrglikul peos, eepose uue me laulame koos, parimaks aegade loos. Majakana valgustades tervet Eestimaad, koos vallutame homse avara maailma. Majakana valgustades tervet Eestimaad, koos vallutame homse avara maailma. Tulevik algab siit, vaevade tallatud maa. Merelt me Peipsini kogume hoo, uueks me loome ajaloo. Täna on mul imeväärne päev, kuigi teised selles imet ehk ei näe. Puhas rõõm silmis taas, õied jalg ees maas, justkui käiks ringi kaunis unenäos. Siiski tean, et ma ei näe nüüd und. Käes on hoopis minu elu tähetund. Maailm värve on täis, peitu pilv täna jäi, sest et sina ise oled lõpuks siin. Kallid abituriendid, paljudele on need Heldur Karmo sõnad ehk tuttavad läbi Reetlinna laulu Õnne tipul. Ehk ka mõned teist tunnevad, et gümnaasiumi lõpetamine on täielik õnnetipp. Täna aga võtame hetke, et veel korraks meenutada teie kooliteed ning tähistada teie saavutusi. Soovime tänase aktusega südamest tänada teid, armsad lõpetajad, ning samuti teie peresid ja lähedasi, kes on teile gümnaasiumiteel toeks olnud. Pidulikuks tervituseks saab sõna haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Armsad abituriendid, lõpetajad, gümnaasiumi lõpetamine on alati selline hetk, kus väga paljudel tulevad pisarad silma ja need on korraga nii õnnepisarad, rõõmupisarad kui ka kurbuse pisarad. Et harva on selline olukord, kus sa nutad ja
rõõmustad üheaegselt, sest ühelt poolt on ju kahju, et see suurepärane aeg, milleks gümnaasiumiõpe on justkui läbi saanud, miski jääb oma elus selja taha, mingi etapp on läbitud, ega te võib-olla hetkel sellest isegi aru ei saa, aga mõne aasta pärast hakkate heldelt meelde tuletama, et see eluetapp oli millegi poolest märgiline, et mingid asjad elus juhtusid just siis, kui ma käisin gümnaasiumis, kui ma olin 16 või 17 või 18. Aga teiselt poolt on, ma usun, teis sees väga suur elevus, sest millegi lõpp, gümnaasiumi lõpp tähendab alati uue algust. Ja teile kui Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpetajatele on ilmselgelt kõik valikud valla. Elevus sellest, et kuidas elu edasi kulgema hakkab, milliseid kõiki võimalusi ma saan elus kasutada, mis mu uued eluetapid toovad, et see tekitab seda elevust ja ma usun, et teil on kõigil juba suurepärased plaanid ja unistused, mille rada pidi te tahate minna. Kui ma tohin veel teile kaasa anda siin paar elukogemust, mis mul endal on, ma olen siinsamas lähedal gümnaasiumi lõpetanud Kiviõlis ja ka mina tol hetkel ei julgenud võib-olla isegi gümnaasiumi lõpetajana unistada suurelt, ma arvasin, ma igaks juhuks lähen proovin, kas ma saan ülikooli sisse. Ma sain küll viimasena sisse sinna, aga ma uskusin endasse vähem, kui mul tegelikult suutsin. Ma loodan, et teie lähete siit täna sellest gümnaasiumist, et teile on antud kaasa see usk, et te ikkagi ei lähe mitte igaks juhuks proovima, vaid te kindlalt teate, et te olete saanud suurepärase hariduse, mis annab teile võimaluse edasi õppida seal, kus te ise tegelikult tahate. Kui te märkasite, siis teie sissemarssimisel kõige entusiastlikum koor, kes teile plaksutas, olid teie õpetajad. Nemad olid nii hoos, sest nende jaoks, ma arvan, täna on samamoodi nii rõõmupisarad kui ka kurbusepisarad. Et need 3 aastat, mis nad teiega koos seda hariduse rada käinud on kindlasti olnud need päevad, kus on olnud raske ja kus on olnud samal ajal päevi, kus on olnud väga suur rõõm. Aga koos olete te täna siia tulnud ja ma usun, et võib-olla minuga koos siin täna teeme ühe suure aplausi teie õpetajatele. Suur aitäh teile, õpetajad, selle eest, et te seda tööd teinud olete ja et te neid noori olete toonud siia, kus nad on. Ja ma tahaksin väga tänada loomulikult ka lapsevanemaid, et ma tean, kui uhked te olete, kui tugevasti te tunnete, et nii kool, need õpetajad, kui see kogukond on teie noori, teie lapsi sellele teele aidanud, aga ilma pere toetuseta ilmselt ei oleks need noored täna siin, kus nad on. Et igasugune hariduse rada kulgeb hästi siis, kui on kõrval inimesed, kes alati aitavad seal rajal püsida. Nii et suur tänu teile, lugupeetud lapsevanemad, selle pingutuse eest. Дорогие родители, большое огромное вам спасибо за то, что вы поддержали этих молодых людей в тот момент, когда им нужна была ваша поддержка, чтобы dойти до конца этой дороги, где они сегодня находятся. Спасибо вам большое. Soovin teile, lugupeetud lõpetaja, aplaus lapsevanematele ka muidugi. Lugupeetud lõpetajad, veel üks mõte, et elu viib teid kõiki praegu erinevatele radadele. Teid on siin päris suur hulk, aga te kõik ilmselt lähete nüüd eri suunda. Aga gümnaasium on see koht, kuhu nende inimestega, kellega te koos seda rada 3 aastat käisite, tulete ikka ja jälle kokku ja saate ikka eluteel kokku. Ja siis, kui te kokku saate ja kui te teete neid kursuse või lennu kokkutulekuid, siis mõelge alati selle peale, et kas te olete edasi arenenud paremaks versiooniks iseendast, kuhu te olete jõudnud võrreldes sellega, mis te olite siis, kui te siit koos teele läksite. Nii et palju teile jaksu, aga eelkõige seda tuult tiibadesse kaugele lennata. Palju õnne lõpetamise puhul. Sõna saab Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Aet Kruusimägi. Kallid lõpetajad, lugupeetud minister, austatud õpetajad, head lapsevanemad ja külalised. Eile ootasite te ärevalt oma eksami tulemusi, sest see oli veel viimane asi, mis seisis teie ja gümnaasiumi lõpetamise vahel.
te ei olnud ainukesed. ka meie koos õpetajatega olime ühel hetkel elevil ja siis jälle ärevil. muudkui uurisime teineteiselt, et kas juba keegi on midagi kuulnud. kuid see eilne elevus ja ärevus on päädinud sellega, et täna saame siin tähistada teie järjekordse haridustee vaheetappi. juba mõne hetke pärast saavad teist Kohtla-Järve gümnaasiumi vilistlased. omalt poolt soovin teile kaasa anda 3 mõttekohta. esiteks, ärge unustage lihtsaid asju. elus on lihtne uskuda, et õnn peitub suurtes saavutustes, kõrgetes ametikohtades, rohketes tunnustustes või kaugetes eesmärkides. loomulikult on eesmärgid olulised ja tunnustus teeb hingele pai. kuid sageli avastame alles hiljem, et kõige väärtuslikumad hetked olid palju lihtsamad. väikesed sammud viivad lennukamalt edasi. mida vanemaks te saate, seda kiiremini hakkab teie jaoks aeg liikuma. just siis muutuvad väärtuslikuks need lihtsad asjad, mida täna võib-olla veel enesestmõistetavaks peate. hoidke neid, märgake neid hetki ja olge nende eest tänulikud. teiseks, teadke oma väärtust ja näidake seda ka teistele. paljude inimestega vesteldes olen märganud, et Ida-Virumaa inimeste väärtust kiputakse vahel põhjendamatult alahindama. mina sellega ei nõustu. Teis on sisu, teis on väärtuslikke mõtteid, teis on sihikindlust ja südikust, et oma eesmärkideni jõuda. ilma nende omadusteta ei oleks te täna siin. tean, et mõni teist on pidanud siia jõudmiseks tegema rohkem tööd kui mõni eakaaslane mõnes teises Eesti piirkonnas. olge uhked oma saavutuste üle, olge uhked oma hariduse üle ja ärge kartke maailmale näidata, kes te olete ja milleks te tõeliselt võimelised olete. kolmandaks, lennake kaugele, aga maanduge lõpuks kodupaika tagasi. kogemused on väärtuslikud ning neid saab enim siis, kui julgete ennast maailmas proovile panna. olgu see siis meie kaunil kodumaal või mõnes välisriigis. ütle jah võimalusele katsetada uusi ettevõtmisi, õppida tundma uusi kultuure, kohtuda erinevate inimestega ja avastada, milleks sa tegelikult võimeline oled. ning siis tule tagasi selle kogemuste pagasiga, mida siin jagada ja rakendada. minge maailma, õppige parimatelt, koguge kogemusi ja avardage oma silmaringi. aga ärge unustage paika, kus te olete alustanud. head õpetajad, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, oli minu esimene mõte, et lõpuks saab hakata asju tegema oma tahtmise järgi. täna, 22 aastat hiljem, näen ma seda hoopis teises valguses. kooli ajal ei mõistnud ma alati, miks need õpetajad mind nii palju nõuavad. nüüd tean, et see oli selleks, et ma elus paremini hakkama saaks. sageli me mõistame oluliste hetkede väärtust alles aastaid hiljem. aitäh teile. aitäh teie kannatlikkuse, pühendumuse ja oma väärikate õpilaste eest. head lapsevanemad, minu tänusõnad ka teile, et olete olnud noortele tugisambaks ja võimaldanud neil jõuda gümnaasiumi lõpetamiseni. lapsed kasvavad suureks, kuid vanemate toetus ei kaota mitte kunagi oma väärtust. head lõpetajad, kandku need tiivad teid sinna, kuhu teie süda tõeliselt kutsub. loodan südamest, et järgmised ettevõtmised haridusteel oleksid sama sisukad, arendavad ja meeldejäävad, kui need olid meie Kohtla-Järve gümnaasiumis. hinnake lihtsaid asju, uskuge oma väärtusesse
lennake julgelt maailma, kuid hoidke meeles, kust te tulete. Ja ära siis unusta homset vallutada. Palju õnne teile! Aitäh! kallid abituriendid, varsti tuletatakse teile gümnaasiumi lõputunnistused ja teist saavad ametlikult meie kooli vilistlased. Mõni teist saab lisaks ka kuld- või hõbemedali. See on suur saavutus. Ent kõige olulisem on, et olete kõik edukalt lõpetanud gümnaasiumi ja saanud hariduse, mille üle te võite uhked olla. Nüüd aga palume lavale direktor Aet Kruusimägi ja õppejuht Lilian Reinmetsa, et anda üle Kohtla-Järve gümnaasiumi aumedal Valluta homme. Igal õppeaastal antakse Kohtla-Järve gümnaasiumi tublimatele õpilastele välja tunnustusena ühekordsed Kohtla-Järve gümnaasiumi väärikagümnasisti aumedalid 7 valdkonnas. Kohtla-Järve gümnaasiumi aumedali Valluta homne saavad õppeaasta või kogu gümnaasiumi ajal silma paistnud, kohusetundlikud ja ootuspärasest rohkem panustanud ning pingutanud õpilased, kes kannavad auga kooli väärtuseid. Aumedalite omistamiseks võivad motiveeritud ettepanekuid teha koolitöötajad ja huvigrupid. Aumedali omistamise otsustab kooli juhtkond. Aumedaliga antakse kaasa sertifikaat, millele on kantud aumedali omaniku nimi, valdkonna lühikirjeldus ja medali omistamise aeg. Aumedalit kantakse kooliga seotud pidulikel sündmustel või väljaspool kooli, kus on sobilik, ning seotud kooli esindamise ja või väärtuste kandmisega. Kohtla-Järve gümnaasium annab välja aumedali edukas õpilane olümpiaadidel ja õpilasvõistlustel Artjom Poršnev. On inimesi, kes lahendavad ülesandeid ja on inimesi, kes pärast lahenduse leidmist hakkavad küsima uusi küsimusi. Artjom kuulub just nende viimaste sekka. Ka klassikaaslased tunnevad rõõmu ülesande lahendamisest, siis tema jaoks tähendab see sageli hoopis uue väljakutse algust. Erakordne huvi matemaatika ja füüsika vastu on saatnud teda kogu gümnaasiumi aja. Artjom on ennastjuhtiv õppija, kes võtab vastutuse oma õppimise eest, seab endale kõrgeid eesmärke, planeerib aega, valib teadlikult õppemeetodeid ning hindab kriitiliselt ka iseenda tulemusi. Teda iseloomustavad tugev sisemine motivatsioon, hea enesedistsipliin ning oskus märgata nii oma tugevusi kui ka samas arengukohti. Just need omadused on loonud tugeva aluse tema silmapaistvatele saavutustele. Ta on edukalt osalenud olümpiaadidel ja ainevõistlustel ning esindanud kooli 5 koolivõistlusel koguni 3 aines, matemaatikas, füüsikas ja keemias. Tema tugevus ei seisne üksnes teadmiste hulgas, vaid ka oskuses neid teadmisi jagada. Ta leiab keerulistele probleemidele sageli omanäolise lahendustee ning mis veelgi olulisem, oskab seda teed ka teistele selgitada. Tema teadmisi ja abi on kõrgelt hinnanud nii õpetajad kui klassikaaslased ja koolikaaslased. Ta on õpetanud ka teistele matemaatikat ja füüsikat, juhendanud kaaslasi, olnud ise neile eeskujuks. Võib öelda, et kui enamik inimesi näeb keerulises ülesandes probleemi, siis tema jaoks on need vaid võimalused. Selline uudishimu, järjekindlus ja soov mõista maailma sügavamalt viivad kindlasti teda kaugele. Oleme veendunud, et tema tulevased saavutused saavad olema sama silmapaistvad kui tema senine koolitöö. Artjom läheb kooli ajalukku kui esimene õpilane, kes sai riigieksamil 100 punkti ja see oli aines lai matemaatika.
Anastasia Ilinova lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Ainealane kiituskiri füüsikas, matemaatikas, bioloogias ja keemias. Kooli tänukiri aktiivse osalemise eest Arukate õpilaste akadeemia võistlustel, TalTech inseneri keemiapäevadel ja 5 kooli võistlusel. Anastasia Ilinova astub nüüd üle meie gümnaasiumi läve iseseisvasse ellu, et muuta meie Eestit ja kogu maailma paremaks, olla hea inimene, armastada ja olla armastatud. Kool õnnitleb sind ja soovib parimat, et vallutada homne. Sündigu nii! Karol Raidma lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Ainealane kiituskiri eesti keeles, matemaatikas, kehalises kasvatuses, keemias ja geograafias. Kooli tänukiri panuse eest kooli segakoori tegevusse gümnaasiumiaastate jooksul. Lisaks on Karol saanud Tartu Ülikooli kutse õppima asumiseks Tartu Ülikooli. Karol Raidma astub nüüd üle meie gümnaasiumi läve iseseisvasse ellu, et muuta meie Eestit ja kogu maailma paremaks, olla hea inimene, armastada ja olla armastatud. Kool õnnitleb sind ja soovib parimat, et vallutada homne. Sündigu nii! David Avakjan lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga. Ainealane kiituskiri eesti keeles, füüsikas, muusikas, matemaatikas, bioloogias, inglise keeles, ajaloos ja keemias. Kooli tänukiri aktiivse osalemise eest meditsiinimooduli tutvustamisel ja kooli mälumänguvõistkonnas gümnaasiumi aastate jooksul ning samuti ka kooli esindamise eest liputoimkonna liikmena. Samuti on David panustanud orkestri ja segakoori tegevusse kõigi gümnaasiumiaastate jooksul. David Avakjan astub nüüd üle meie gümnaasiumi läve iseseisvasse ellu, et muuta meie Eestit ja kogu maailma paremaks, olla hea inimene, armastada ja olla armastatud. Kool õnnitleb sind ja soovib parimat, et vallutada homne. Sündigu nii! Artjom Poršnev lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga. Ainealane kiituskiri füüsikas, matemaatikas ja ajaloos. Kooli tänukiri aktiivse eduka osalemise eest TalTech inseneri- ja keemiapäevadel, tehnika- ja füüsikaolümpiaadidel lõppvoorudes ja ka 5 kooli võistlusel. Lisaks on samuti Artjom saanud kutse Tartu Ülikooli sinna õppima asumiseks. Artjom Poršnev astub nüüd üle meie gümnaasiumi läve iseseisvasse ellu, et muuta meie Eestit ja kogu maailma paremaks, olla hea inimene, armastada ja olla armastatud. Kool õnnitleb sind ja soovib parimat, et vallutada homne. Sündigu nii!
gümnaasiumi lõputunnistused saavad digisüsteemi õppemooduli õpilased. Palume nende üleandmiseks lavale ka TalTech Virumaa kolledži direktori Mare Roosilehe. Mihkel Innos lõpetab gümnaasiumi 4 viitega. Andrei Kotjakov lõpetab gümnaasiumi 4 viitega. Ainealane kiituskiri matemaatikas ja ajaloos. Kooli tänukiri aktiivse ja eduka osalemise eest TalTech inseneri, keemia ja informaatikapäevadel ja maleturniiridel. Jekaterina Kučinskaja lõpetab gümnaasiumi. Ivan Trumov lõpetab gümnaasiumi. Roksana Jaaniste lõpetab gümnaasiumi. Lisaks ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Johannes Kaukes lõpetab gümnaasiumi. Kool tänab panuse eest kooli segakoori ja muusikalistesse tegevustesse.
Kuldar Männ lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses ja kooli tänukiri tehnoloogiaringi ja tehnoloogiate õppeprotsessi integreerimise eest. Andrei Ostretsov lõpetab gümnaasiumi. Kool tänab panuse eest Kohtla-Järve gümnaasiumi noorteorkestrisse. Andrei Pivovarov lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Arseni Surov lõpetab gümnaasiumi. Kool tänab aktiivse osalemise eest kooli mälumänguvõistkonnas. Nelli Škaleta lõpetab gümnaasiumi. Mihhail Taranov lõpetab gümnaasiumi. Kristo Paht lõpetab gümnaasiumi. Palume digisüsteemi õppemooduli õpilastel Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpetamise vandeks püsti tõusta.
kõik digisüsteemi õppemooduli õpilased, astute nüüd üle meie gümnaasiumi läve iseseisvasse ellu, et muuta meie Eestit ja kogu maailma paremaks. Olla hea inimene, armastada ja olla armastatud. Kool õnnitleb teid ja soovib parimat, et vallutada homme. Sündigu nii. Kool soovib tänada ka digisüsteemide õppemooduli mentoreid Andra Ausi ja Margit Kattaid. Kallid külalised ja lapsevanemad, lõpetajate õnnitlemine toimub peale aktust. Aga nüüd saavad lõputunnistused meditsiini õppemooduli õpilased. Evelin Roots. Lõpetab gümnaasiumi 4/5 ainealane kiituskiri keemias. Anastasia Aleksejeva. Lõpetab gümnaasiumi ja lisaks ainealane kiituskiri soome keeles. Jelisaveta Artjukhina. Lõpetab gümnaasiumi. Konstantin Kubarski. Daniela Markus. Lõpetab gümnaasiumi. Janar Noorsalu.
lõpetab gümnaasiumi ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses ja keemias. Ekaterina Pantileva. lõpetab gümnaasiumi ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses ja soome keeles. Simon Henry Peepmaa. lõpetab gümnaasiumi, lisaks ainealane kiituskiri muusikas ja inglise keeles. kooli tänukiri aktiivse osalemise eest kooli segakooris, muusikaprojektides ja aktustel 3 gümnaasiumiaasta jooksul. Adeli Tarum. lõpetab gümnaasiumi, ainealane kiituskiri soome keeles. palume meditsiini õppemooduli õpilastel Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpetamise vandeks püsti tõusta. kallid meditsiini õppemooduli õpilased, astute nüüd üle meie gümnaasiumi läve iseseisvasse ellu, et muuta meie Eestit ja kogu maailma paremaks, olla hea inimene, armastada ja olla armastatud. kool õnnitleb teid ja soovib parimat, et vallutada homme. Sündigu nii! kool soovib tänada ka meditsiini õppemooduli mentorit Toomas Vahur-Lihtmaad. palume lavale G1 ja G2 õpilaste bändi koosseisus Annabel Aadumäe, Alex Rohesalu, Danila Sõõko, Dmitri Petrov, Adelina Rondel, Markus Christopher Klein ja Otto Enno Kurv. Esitusele tuleb Põhja-Tallinna lugu Meil on aega veel.
Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda millegi arvet laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda millegi arvet laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Asjad võtavad aga alati nagu nad realiseeruvad. Meil on aegadega nagu vanasti, lihtsalt elu on keerukam. Et ma tean, mida teen, kuid ei tea, millal teen, ma teen virgiga kaasa, nädal mõtlen. Enne kui teen, kui kõhklen, siis mõtlen ma veel, et ma viska aega maha, siis tean, et aeg on raha. Kuid kõige jaoks on aega täpselt nii palju, kui ise tahan. Ma lihtsalt ei kiirusta millegis ette või kujuta ette, et saad elada ainult hetkes. Kuskile hilinen siis. Alati on virine, miks ma ju pidin, kuid eksjan, siis käin inimeseks. Vahel end unustan ka, aega siis kulutan ma. Kuid meil on aega veel, kui ei, siis kuskilt laename ja miski nõuab pühendumust. Kuid olengi pühendunud, kõik ei kella järgi, alati ei toimi lühem marsruut. Aeg ajab kannatust vaid, aeg näitab armastust vaid, aeg annab andestust vaid, aeg avab silmad ja suu. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda millegi arvet laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda millegi arvet laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Iga hommik on neetud, äratab mobiili värin. Kas pea on patja kleepunud või kuutsvarvas närib? Kui on aega veel, teen asju aeglaselt, siis vähed asjad tõrvust mööda vahalasen. Aga kui ei vea nii välja, siis otsin otsemat teed, tean. See, mis mind ootab, ei jookse mul eest. Nii sunnitakse tagant, tegelikult ise ka ei tea, kui sõuan. Siis ütlen, et pean lõuad, igale poole peagi juurde. Aga ma ei jõua, ma nõuan, et talt nüüd jõuaks. Kui sisse magan, jõuan tööl alles poolest lõunast ja kui täna ei läbe lõuan, homme teenin, mul on terve maailma aeg, mis mind motiveerib. Ma ei pane tuimalt ätini, kuni südamen hüpab. Ja ei oota ka, et keegi kanni oda lükkaks. Kuid kui midagi põhja kõrveb, siis siin ei aita ka meto. Ja ma ei saa ka toppama jääda, kui elus neid pole depo. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda millegi arvet laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda millegi arvet laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda millegi arvet laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda millegi arvet laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda millegi arvet laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole, siis seda millegi arvet laename. Meil on aega veel, kõigil on aega veel. Aitäh. Linnapea Maks Kaur. Minister, ka linnavolinikud, kes on täna siin. Ma tahaks kõigepealt tänada lapsevanemaid ja koolipere, kes õpetasid meile valmis uue põlvkonna intelligentsi. Спасибо всем родителям, которые воспитали
новое поколение интеллигенции. Спасибо. Aga teile, lõpetajad, ma ütlen nii, julgem unistada. Ma olen kindel, teie hulgas on ministrid, teil on linnapead ja Elon Muskid kindlasti ja soovin teile kindlasti unistada, sest just teie unistused teevad meie maailma paremaks. Aitäh teile! Palume tagasi lavale direktor Aet Kruusimägi ja õppearendusjuht Lilian Riinmetsa, et anda üle gümnaasiumi lõputunnistused teater, kino, televisioon õppemooduli õpilastele. Anton Berendsen. Lõpetab gümnaasiumi. Kooli tänukiri aktiivse osalemise eest kooli muusikaprojektides ja aktustel 3 gümnaasiumi aasta jooksul. Mirtel Kõue-Kamsejev. Lõpetab gümnaasiumi. Kool tänab aktiivse osalemise eest kooli muusikaprojektides ja erinevatel aktustel ning segakoori tegevuses 3 gümnaasiumi aasta jooksul. Ekaterina Kamtšatnaja. Lõpetab gümnaasiumi kiituskiri teater, kino, televisioon moodulis. Triin Koppelmann. Lõpetab gümnaasiumi. Revon Kuusemets. Lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Ronan Malinkin.
lõpetab gümnaasiumi. Kool tänab panuse eest kooli muusikaprojektides ja aktustel 3 gümnaasiumiaasta jooksul. Rodion Naumtšuk. Lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri soome keeles. Adele Olt. Lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses, kooli tänukiri aktiivse osalemise eest kooli muusikaprojektides, noorteorkestri tegevuses ja erinevatel aktustel 3 gümnaasiumiaasta jooksul. Elisaveta Pavlova. Lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri kunstis. Artur Peterson. Lõpetab gümnaasiumi. Katrin Piir. Lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri soome keeles. Marie Lisette Prits.
lõpetab gümnaasiumi ainealane kiituskiri inglise keeles, kooli kiituskiri aktiivse osalemise eest kooli muusikaprojektides ja aktustel 30 gümnaasiumiaasta jooksul ning samuti kooli esindamise eest kooli liputoimkonna liikmena. Aleksandra Smelska. Lõpetab gümnaasiumi ainealane kiituskiri keemias. Anton Saharov. Lõpetab gümnaasiumi. Ines Tellis. Lõpetab gümnaasiumi. Kirill Trifonov. Lõpetab gümnaasiumi. Kooli tänukiri aktiivse panuse ja abi eest inglise keele ja vene keel võõrkeelena ürituste korraldamisel. Helene Värimäe. Lõpetab gümnaasiumi. Kooli tänukiri osalemise eest kooli segakoori ja noorteorkestri tegevustes ning muusikaprojektides. Palume teater, kino, televisioon õppemooduli õpilastel Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpetamise vandeks püsti tõusta. Kallid teater, kino, televisioon õppemooduli õpilased, astute nüüd üle meie gümnaasiumi läve iseseisvasse ellu, et muuta meie Eestit
ja kogu maailma paremaks. Olla hea inimene, armastada ja olla armastatud. Kool õnnitleb teid ja soovib parimat, et vallutada homne. Sündigu nii! Kool soovib tänada ka Teater Kino Televisioon õppemooduli mentoreid Neeme Kuningat ja Tiina Brokki. Gümnaasiumi lõputunnistused saavad üldõppemooduli õpilased. Alan Villo. Lõpetab gümnaasiumi 4 viitega. Ainelane kiituskiri füüsikas. Rasmus Andrei. Lõpetab gümnaasiumi. Riko Bogdanov. Lõpetab gümnaasiumi. Ainelane kiituskiri kehalises kasvatuses. Dmitri Ivanov. Lõpetab gümnaasiumi. Artyom Kashirov. Lõpetab gümnaasiumi. Arina Kolubai. Lõpetab gümnaasiumi, ainelane kiituskiri kunstis.
Marko Lass. lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Rebecca Lindus. lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Kooli tänukiri panuse eest kooliürituste läbiviijana ja esinejana. Peapreemia vabariiklikul etluskonkursil Hansenist Tammsaareni ja tubli osalemine etluskonkursil Koidu lauliku valgel. Markos Mikk. lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Karolin Nano. lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri soome keeles. Kooli tänukiri aktiivse kooli esindamise eest liputoimkonna liikmena. Karl Nõmmemees. lõpetab gümnaasiumi. Polina Puškina. Angelina Ždanova.
lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri soome keeles. Alina Volkova. Palume üldõppemooduli õpilastel Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpetamise vandeks püsti tõusta. Kallid üldõppemooduli õpilased, astute nüüd üle meie gümnaasiumi läve iseseisvasse ellu, et muuta meie Eestit ja kogu maailma paremaks, olla hea inimene, armastada ja olla armastatud. Kool õnnitleb teid ja soovib parimat, et vallutada homne. Sündigu nii. Kool soovib tänada ka õppemooduli mentorit Rene Kurmi. Kutsuda lavale G3 õpilaste bänd koosseisus Adele Olt, Ksenia Eichina, Saimon Henri Peepmaa ja Davida Vakjan. Õpilastega liitub ka noorteorkestri juhendaja Teno Kongi. Esitusele tuleb Liis Lassi ja Elmar Liitmaa lugu Kodu. Tahaksid olla juurdeta just siis, kui hing on veel noor. Tahaks minna ja võita ja võidelda, tundub ankruna
siis ema hool. Tuleb aeg, mil maailm saab piirid ja käidud on kõik võõrad teed. On koduni meetrid või miilid, taas jalge all peagi on need. Kus on nüüd sinu peatuspaik kallis, kus lookleb su kodune tee? Kas meenub sul hämaras hallis siitsamast kord algas tee? Käsi siis kindlalt siis juhtis ja emal sai toas valmis leib. Sealt rosinaid noppida tahtis, seal rohkesti oligi neid. Kus on nüüd sinu peatuspaik kallis, kus lookleb su kodune tee? Kas meenub sul hämaras hallis siitsamast kord algas tee? Ja isa, kui vahel sind riidles, sai korda kõik veel õhtu eel. Ja väike vend hällis sind piides, ei mõistnud ta maailma veel. Kus on nüüd sinu peatuspaik kallis, kus lookleb su kodune tee? Kas meenub sul hämaras hallis siitsamast kord algas tee? Kus on nüüd sinu peatuspaik kallis, kus lookleb su kodune tee? Kas meenub sul hämaras hallis siitsamast kord algas tee?
Anastasia Ivanova. Lõpetab gümnaasiumi. Ksenia Lvova. Lõpetab gümnaasiumi. Adelina Masalskaja. Lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri keemias. Sofia Chernova. Lõpetab gümnaasiumi.
Aleksander Fredrik Törnel. Lõpetab gümnaasiumi. Ainealane kiituskiri füüsikas ja kehalises kasvatuses. Ivan Shevchenko. Lõpetab gümnaasiumi. Anastasia Vodopjan. Lõpetab gümnaasiumi. Ksenia Ehhina. Lõpetab gümnaasiumi. Kooli tänukiri aktiivse panuse ja abi eest inglise keele ürituste korraldamisel ning noorteorkestri tegevuses 3 gümnaasiumi aasta jooksul. Lisaks on Ksenia saanud Tartu Ülikoolilt kutse sinna õppima asumiseks. Palume eesti keele süvaõppe mooduli õpilastel Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpetamise vandeks püsti tõusta. Kallid eesti keele süvaõppe mooduli õpilased, astute nüüd üle meie gümnaasiumi läve iseseisvasse ellu, et muuta meie Eestit ja kogu maailma paremaks. Olla hea inimene, armastada ja olla armastatud. Kool õnnitleb teid ja soovib parimat, et vallutada homne. Sündikuni! Kool soovib tänada ka eesti keele süvaõppe õppemooduli mentorit Natalja Trifonovat. Lõpetajate poolseks sõnavõtuks kutsume lavale Rebecca Linduse ja Karol Raidma. Ma arvan, et võtame ikka päikeselise. Tere, kaunist neljapäeva õhtut. Tänane ilm on päikseline ja emotsioonidest tüvi. Kätte on jõudnud
kauaoodatud päev, mil saame öelda lõplikult head aega teismeeale ning tere täiskasvanu elule ehk töö, arved, Eesti negatiivne majanduskasv ja nii edasi. Eesti rahva kannatused said alguse 3 aastat tagasi, kui astusime sisse gümnaasiumi ustest, arvates, et mis see gümnaasium ka ära ei ole. Meistrimehed ju olime ja tööd me hästi tundsime. Aga tegelikult rong see sõitis tšuh-tšuh-tšuh ja kraavi läks kargu. Minnes tagasi G1 tahaksime meenutada, meil olime nooremad, rohelisemad, uued. Kool oli võõras, teie olite võõrad ja kui ma täna mõtlen, siis tegelikult tundub, et ka mina olin võõras. Harjuda tuli uue elurütmi, õppemahu ning korraldusega. Polnud enam mingeid trimestri hindeid ega ka aastalõpu hindeid. Negatiivne kursus tähendas väiksemat võimalust täna siin olla, kuid sellest hakkasime õieti aru saama alles esimesel vahenädalal. Ning lõplikult jõudis see arusaam kohale õppeaasta lõpus, kui õpetajad hakkasid järgi käima, et millal sa siis selle ühe või teise töö järgi vastad? Esimene aasta läks mööda lennates. Taas kohtusime vanade sõpradega ning rikastusime uutega. Läksime vastu suvele, mõeldes, uus aasta saab olema veelgi parem. Lugupeetud komisjon, komisjoni esimees, kaasõpilased, kuulajad. G2 septembri hommikul, kui tõuseb päikene, lähen öpikusse maa, kus ootab ees UPT. Tulen tagasi sealt võitjana ega langema, vähemalt nii me arvasime. Reaalsuses leidsime end kursuste merest, kus töid oli meeletult. Järelvastamise pingerida oli aasta vältel järgnev. Matemaatika, füüsika ja... Ega tegelikult rohkem vist ei olnudki. Reklaamipaus! Kõik, kellel polnud Kohtla-Järve gümnaasiumi 5. sünnipäeva puhul 3 korral toimunud rock-ooperit vaatama minna, saavad endale soetada kas CD-plaadi, DVD-plaadi või vinüüli, et ennast ajalooga kurssi viia ning saada osa megaägedast kogemusest, imelisest muusikast ja võib-olla ka väikest kultuurišokki. G2 oli täis erinevaid sündmuseid, unetuid öid, peavalu ning stressi. Sel hetkel tundsime, et laip on ikka tõesti laip. Kuid lõpuks jõudis kätte kaua oodatud suvi ja siis me nautisime vaid, sest kõik oli läinud. G2 oli meist mööda läinud. Mõistus oli ka läinud. Aga kes küll ütleks, mis meist nõnda saab? Aga ehk oskavad nemad, meie kallid õpetajad, aidata sellele küsimusele vastust leida? No seni on nad tõesti suutnud meid 2 aastat suunata, juhendada, isegi õpetada. No äkki peavad selle 3. aasta ka veel vastu. Algas 3. aasta. Tegelikult ei olnudki enam nii väga õpilase tunnet. Ma polnud enam nii noor, roheline ega võõras. Aga ka õpetajad polnud enam võõrad. Kui alguses ei julgenud mõnele korralikult teregi öelda, siis nüüd on juba kasutusel hüüdnimed ja suhtleme kui vanad sõbrad. Selline hea ja soe tunne oli. Tulla kooli, näha oma õpetajaid ning veeta koos veel see viimane aasta. Meie saime olla oktoobris taas õpetajate kingades ja tunda, mida päriselt kujutab ette see klassi ees seismine terve päeva. Meie sügav kaastunne teile. Jõulude ajal käisime viimast korda koos kirikus ning pärast sõime koos ühes lauas enne jõuluvaheajale minekut. Aga sellega saigi kerge osa meie G3-st läbi. Jaanuarist hakkasime täie rauaga eksamiteks valmistuma. Kui eesti keele õpetajad said meie eksami proovieksami tulemustest, natukenegi rõõmu tunda, no siis matikutele tekitasime täieliku errori mõlema proovieksamiga ja ilmselt panime ka karjäärivaliku üle järele mõtlema. Sorry. Aga tegelikult, kui eksamid päriselt kätte jõudsid, saime kõik kenasti hakkama. Eesti rahva kannatused lõppesid
ja peale seda põgenesime koolist kui vabad lapsed. Armas G3, nagu Karolin septembris ütles, me jõudsimegi võiduka lõpuni. Me oleme osa rahvast, meid rohkem kui oskan lugeda. Ühes ma olen kindel, me oleme head inimesed. Äkki tõesti vahepeal ei klappinud, kuid samas võis olla tegu pelgalt halva esmamuljega. Me ei karda hoolida, me ei hoia häid emotsioone alla. Me oleme üks lend. Teie olete meie inimesed ja meie oleme teie omad. Lähme koos vooluga kaasa, sest oleme ikkagi üks lend, üks rahvas ja üks seltskond. Nüüd jõuame teieni, kallid õpetajad. Notabene igaks juhuks võiksite salvrätikut ehk välja otsida. See on kõigile. Selle 3 aasta jooksul olete teie olnud meie kõige suurem tugivõrk. Murede korral ei pidanud me pöörduma mitte ainult oma mentorite poole, vaid saime pöörda kõigi teie juurde oma muredega. Te näitasite välja väga palju kannatlikkust, hoolt, järjepidevust ja empaatiat. Aitäh teile selle eest. Olete meile kõigile suureks eeskujuks, sest teieta poleks me kõik ilmselt täna siin. See oligi nüüd ehk viimne kord, mil me pliiatsi kätte võtsime. Nagu lubatud, panime ka oma nimed kirja lõppu, sest varsti pole me muud väga paljud nimed. Sellepärast panimegi need kirja lõppu nagu lõhnava lille. Kui me ainult teaksime, missugune lõhnab teie meelest kõige paremini, kas G1 või G3, rebased või jumalad, värsked gümnasistid või abituriendid, teie nurjatud õpilased või lihtsalt normaalsed inimesed. Olgugi, mis oli või on, mälestused ja kogemused, mille siit kaasa saime, muutsid meid paremateks ja mõistvamateks inimesteks. Täname veel kord meie kalleid õpetajaid ning ka kooli nende võimaluste eest, mis meile anti, et areneda ja ennast leida. Merci d'avoir écouté. Kiitos, et te kuuntelite. Head lõpetajad, teie senise hariduste ja kõige tähtsam sündmus ongi lõppemas. Käes on oluline pöördepunkt, uute sihtide ja väljakutsete stardihetk. Lennake kõrgele ja kaugele ning jäägu teile alatiseks meelde meie kooli väärtused, koolikaaslased ja õpetajad. Kõlab Kohtjärve gümnaasiumi koolilaul Vaid taevas on piir. Loo autoriteks on meie kooli endised õpetajad Mihkel Mattiisen ja Kati Jõgelpaal. Esitajaks on G2 õpilane Annabel Aadumäe, klaveril Teno Kongi. Kõndida kõrvuti edasi teel, lennata liuelda lootad veel, päevade päikest ja õhtute und, muuta vaid kaunimaks võib iga tund. Tahtmatult takerdud ulatab käe, lähedal teine, kes takistust näeb. Vahel ei aimagi, kuidas nii sai, et kohtusid tahe ja võidukas vaim. Kannan kõik soovid ja kõrgele viin, sellises koolis vaid taevas on piir. Helised, sumised, särab ja seob südames. Helised, sumised, mõtted ja teod eneses. Kannan kõik soovid ja kõrgele viin, sellises koolis vaid taevas on piir. Kõndida kõrvuti
kus siin elus ei midagi loe, neile, kes sõprades leiavad toe, ringelõpp tuulena sätendab tolm, tuleb meil laste ja teistegi kord, hommikuvalgus nii pehme ja hea, aegade alguses tema meid teab, kannan kõik soovid ja kõrgele viin, sellises koolis vaid taevas on piir, heliseb, sumiseb, särab ja seob südames, heliseb, sumiseb, mõtted ja teod eneses, kannan kõik soovid ja kõrgele viin, sellises koolis vaid taevas on piir, heliseb, sumiseb, särab ja seob südames, heliseb, sumiseb, mõtted ja teod eneses, kannan kõik soovid ja kõrgele viin, sellises koolis vaid taevas on piir, kannan kõik soovid ja kõrgele viin, sellises koolis vaid taevas on piir. kallid lõpetajad, olgu teie tulevane tee õnnekandev ja toogu teid ikka tagasi koju. Kohtjärve gümnaasiumi uksed on teile alati avatud. Palume lippude väljaviimiseks püsti tõusta. Kohe saabub hetk, kui kõigil külalistel on võimalik lõpetajaid õnnitleda. Peale seda toimub kogu koolipere pildistamine, millele järgneb lennu, õppesuundade
ning medalistide pildistamine. Peale pildistamist ootame lõpetajaid, nende vanemaid ja koolipersonali ühisele banketile siinsamas kooli aatriumis. Aktus on lõppenud, täname!